ma ei tea, ma ei oska praegu midagi öelda. Ma olen päris närvis. Ma ei teagi, mis see siis on. Ma ei saa praegu mitte midagi rääkida. Nagu saan aru, et see ei ole midagi hullu, on ju. Lihtsalt lähed, sõidad nii nagu kogu aeg, aga no eksami närv on ikka täiega sees. Sõna eksam on juba selline. Arvestades seda, et tegelikult nagu on selline toores tunne, noh. Selles osas, et kogemust ju ei ole bussiga sõitmises. Ja siis nüüd keegi tuleb ja vaatab, kuidas ma seal teen mingeid asju, milles ma ise ka päris kindel pole. Päris hull tunnen. Siuke närv on täiega sees. Ja ongi käes eksamipäev ja sellel päeval on ainult üks eesmärk, kas kõik või mitte midagi. Ja veel, kas teie mäletate, millal teie viimati eksamit tegite? Eksamit. Närvis. Täiega närvis. Ma tahaks, et see juba läbi oleks. Päriselt ka, noh. Ma ei tea, mida selle närviga teha, täitsa pekkis, noh. Jaa, on küll. On ju jube närv. Ma ei saa aru, miks see peab olema ja ma nagu ei saa sellest lahti. Ma ei tea, millal see ära läheb. Kõik see asi paneb nagu pinge peale, et sind vaadatakse, on ju, ja siis, et see aeg 2 eksam või seda platsiharjutust tuleb teha. Ja selle peale kokku on nagu 10 minutit, on ju. Ja siis eksamineerijaga pead seal vahepeal suhtlema, et kuulad, et okei, nüüd ma olen valmis, ma olen endas kindel. Aga sa oled ju nii tohutult närvis, mis sellest saab? Ja siis on veel pärast seda linna minek. Ma praegu tulin läbi Haapsalu, siis ütleme nii, et need tänavad on putru täis, no. Piimajõed ja ma ei tea, mis pudrumäed seal on. Päriselt ka hästi palju lund on. Nüüd on minek, mis on juba siin ja eksamineerija valmis ja siuke masohisti tunne on, mingi enesepiinamine. Hullult on vaja mingit kuradi eksamärevust endale tekitada. Noh, kuidas sul läks? Ei, no mina samamoodi siin. Sa tegid ära? Ikka. Mis moodi siis peab sõitma? Ei tohi sõita liiga aeglaselt. Nii, ma just sellele rõhusin. Jah, sul E-kategooria on? Ei. Sõida natuke suurema ringiga. Okei. Nurgad on, hanged on sellised. Tänavad on putru täis, jah? Jaa. Ei, aga sellega on ju lihtne. Muidu, kõigega on jumala lihtne. Ei, ma sõidan ise pikka maad. Sellega tuled, nagu sõida autoga sõidad. Lõbu sõit. Mis nüüd saab? Ma ei suuda vaadata seda. Ja läkski lahti. Liisa, me usume sinusse. Ma olen ju kõike teinud, on ju. Aga et tuleb jääda rahulikuks ja mitte lasta sellel närvil nagu enda eest teha neid asju. Et lihtsalt võtta nagu selge peaga neid asju, et vaadata, mis ümber on. Mitte nii mõelda, et ma olen nüüd nii närvis, et ma ei saa hakkama. Vaid jälgida seda, mida Silver on õpetanud ja mida ma olen ise nagu kõrva taha pannud, et kuidas mul need asjad õigesti välja tulevad. Et siis on kõik hästi, kui ei lase sellel närvil ennast kanda. Mida see eksamineerija seal nii teraselt õige jälgib? Issand jumal.
nii natukene veel tulla, õigel ajal tuleb seisma jääda. Stopp! Mida ta ütleb? Sõida välja! Kas Liisa tegi selle harjutuse ära? Tagurpidi boksiga läks õnneks, see on nüüd tehtud, aga nüüd raskem harjutus külgboks. Tegelikult on see palju raskem harjutus, kui siit niimoodi pildi pealt paistab, aga Liisa igal juhul tagurdab, peaks natukene minema lähemale, aga sealt tuleb koonus, kas ta sõidab koonusele otsa? Oi! Pidurda! Õnneks. Aga veel päris lähedal äärekividele ei ole. Liisa teeb väikese korrektsiooni, tagurdab veel edasi ja tagasi ja vaatame, mis saab. Ja rooli tagant tulemist polnud ikka Liisa veel selgeks saanud, aga loodame, et see ei saa saatuslikuks. Nii, ta heidab väikese pilgu peale ja... Mida? Ei saa ometi tõsi olla. Eksamineerija on peal ja nad lähevad linna. Järelikult platsieksam on tehtud! Kuidas aga suudab Liisa kõiki neid linnas varitsevaid ohte ennetada ja näha? Ta ei ole veel mitte kunagi nii suure lume sees sõitnud linnas bussiga kui nüüd. Mis mulle meeldis, Liisa läks kindla peale välja, ei hakanud rabistama. Mis siis, et hirmus närv oli sees, aga ta sai sellest üle. Ta käis paaril korral ka väljas veendumas ja vaatamas, et igal juhul see 10 sekundit, mis sa investeerid natuke rohkem aega, tasub ennast igal juhul ära. Ja lõpuks kogu aeg 7 minutit on väga hästi tehtud, ehk et eesmärk ei olnud ju püüelda kiiremate soorituste poole, vaid ikka see, et asjad on hästi tehtud. Ma arvan, et eksamineerija, kes meil siin Haapsalus täna on väga vinge vana. Oskab inimesel pinged maha võtta. Ta küll hindab nagu selles mõttes konkreetselt, kellegile hinnaalandus ei tehta, aga samas on see tunne, mis sulle temaga suhtlemisest jääb, on nagu hea ja positiivne. Aga nüüd Liisa tuleb tagasi linnasõidust ja ta on praegu parasjagu Kiltsi lennuväljalt temal lemmikkoht, kus vanasti sai kihutada. Ja ongi tõehetk saabunud. Kas ta sai läbi või kukkus läbi, see on küsimus. Milline pingelangus, paistab, et load on käes. Tubli ja veel kord tubli, Liisa! Kas sai tehtud? Õnnitleme sind, Liisa! Tehtud. See võis. Ma ei tea, hommikul mul oli küll siuke tunne, nagu ma oleks puuga pähe saanud, et nagu mitte midagi pole enam meeles, midagi ei oska teha, et mis saama hakkab. Aga ei, see eksamineerija on mega tore. Rääkisime maast ja ilmast ja kuidas
kuidas ja mis vigu nagu tehakse ja nii edasi ja ta ütles mulle lõpus, et tal oli minuga nagu kindel sõita. Et ta ei muretsenud, ei pabistanud, et nagu minus oli tunda seda kindlat kätt. Vot, et tore. Jess, mul on nüüd bussijuhiload. Täitsa pekkis. See, et juba oled ikkagi võõras kohas, ega me Silveriga tervet Haapsalult läbi jõudnud sõita, on ju. Et sa pead nagu ikkagi olema hästi tähelepanelik. Pinge on nagu sees, aga see on selline hea pinge, mis hoiab sind nagu ärkvel ja toonuses, et sa nagu jälgid. Kui see eksaminärv läks juba pärast platsi tegelikult ära. Mina arvan, et siin on tegelikult ikkagi sõiduõpetajal väga suur roll. Inimene võib ise tahta minna eksamile ja mõelda, et mul on nüüd 20 tundi sõidetud ja kogu lugu, on ju. Nüüd ma tahan need lood kätte saada. Aga no ikka peab olema kindel, sõiduõpetaja peab olema kindel, et see inimene ikkagi reaalselt ka liikluses hakkama saab selle suure masinaga. Et jah, muidugi tahaks ju rohkem harjutada ja mõtled, et nagu et teeks veel ja aga no kaua, ega lõputult ka ei saa. Reaalne sõidukogemus tuleb ikkagi ju siis, kui ei ole sul õpetajad kõrval. Et jah, suur aitäh Silverile, suur aitäh Autoserdile. Ma ei tea, sellele bussile ka. See buss on mega mõnus tegelikult ka, aga asi on seda väärt ka. Nüüd võingi täitsa minna üksi päini olla siin bussis ja sellega sõita, kuhu iganes ma tahan. Vägev. Täiesti vekkis, ma ikka veel ei usu, ausõna ei usu. et mul ei peagi enam siin Silverit istuma. Võingi teha nii, nagu ise tahan. Jah, Liisa, sa said suurepäraselt selle kõigega hakkama ja takka tipuks sinu koolitus oli suurepärane selle poole pealt, et sa said nii ilusat ilma, päikest, sa said vihma, sa said jääd, sa said lund, sa said laiesid teid, sa said kitsaid teid, sul oli kõik õppeks olemas, mis vaja ja see õpe oli sinu jaoks täiuslik. Aitäh sulle oma lugu jagamast ja me loodame sind peagi näha juba linna ja maanteede vahel mõne suure bussi roolis.